Küsimus, et Elar, üks minu veebiturvakoolituste koolitaja siin tundis päris palju tuttavaid nägusid, et küsiks üks küsimuse, et kui paljud teist on Clarified Security veebi või hands-on hackimise turvakoolitustel käinud? Elar, kas confirmid numbrid? Elar luges 6 kokku, aga võib-olla mõned on jalga lasknud juba. Et ilmselt siis mõned teist nagu teavad, mis me teeme. Aga ma natuke räägiksin selle tausta üle, räägin natuke pentestimisest, ehk siis miks ma üldse turvaasjadest siin räägin, siis ma räägiks hästi kiiresti OWASP top 10-st ja paralleelselt siis Eesti ämbritest. Kui lõpus aega lõppu jääb, siis ma näitaksin Internet Exploreri Zero Day turvaauku, kuidas seda kasutatakse. Kui te ei tea, et siuke asi väljas on, siis ärge Internet Explorerit praegu tükk aega kasutage, enne kui paik välja tuleb. Ja võib-olla näitan ka Java exploiti, et see oli ka suht Zero Day hiljuti. Et natuke põnevust tekitas ja lõppu ennem, kui te päris ära väsite. Hästi lühidalt, mis mu enda turvataust on, et miks ma üldse sükse turvafirmaga tegelen. Ma olen ise lõpetanud USA Maavägede Akadeemia, õppisin seal arvutiteadust. Ja siis minu erisuunitlus oli seal kübersõda ja tehisintellekt, et selle kübersõja ja selle just offensiivse turvapoolega olen ma siiamaani nagu oma karjääri settinud ja tegutsenud. Õhuväes olen töötanud igast turvateemadel, Kaitseministeeriumis olnud konsultant. Esimene süke erasektori firma oli Domina Privacy and Security AS, kus keegi mäletab hands-on hackimiskoolitus. Näed, et sealt olete ka mõned läbi käinud. Et selle kontori ma omal ajal aitasin käima tõmmata, pentestimine, hands-on hackimiskoolitused oli selle ajal ka teema. Ja siis ma läksin pärast 2003, läksin Elionisse infoturbe juhiks ja isiklikult oli see hea kogemus, kuna nägin ära kõik need internetuse jamad siis riigi tasandil, sest enamus suured jamad, mis läbi läksid, olid ikkagi seal, et siis näiteks need 3 suuremat DDoS case'i Hansapanga vastu ja igasugused küberpättide tagaajamised koos küberpolitseiga oli nagu põnev aeg. Peale seda läksin ENISA-sse, European Network Information Security Agency, töötasin seal 3 aastat Kreta saare peal, promosin CERT-e, et ka siin Eesti, Läti, Leedu CERT-id teatava tõuke said selle programmi raames. Nägin ära, kuidas Euroliidus bürokraatiat tehakse. Aga üle 3 aasta ei kannatanud vastu, siis tulin Eestisse tagasi, siis läksin Elcotechi tööle infoturbe juhiks, seekord globaalsel tasemel, et mul oli kogu Asia Pacific, Ameerika, Euroopa olid seal taga, et 3 põhiregiooni ja nägin selle globaalse turvajama 2 suures globaalses ettevõttes ära. Ja see oli siuke tore aeg, ja väga toredad erinevad kultuurid, et hiinlastega näiteks oli see jama, et nad ütlevad sulle kunagi ei, eriti kui sa ülemus olid ja halbu uudiseid ka sulle öelnud, et kui oli häkkimise intsident, küsid nende käest, et palun kirjutage raport, siis küsitakse kohe, et aga mis me sinna raportisse kirjutame, mis numbrid sa tahad näha, mis me sinna kirjutame, eks ju. Tahaks teada, et mis siis oli, et saaks nagu uurima hakata, et ainuke lahendus oli see, et ma siis Hongkongi alluva võtsin selleks vahemeheks, kes siis nagu seda APAC-i regiooni manageeris ja suutis nagu selle õige info välja pigistada sealt mandrihiinlaste käest. Ja näiteks üks tehas oli meil Brasiilias Manaus industriaallinnas, see on keset vihmametsasid ehitatud, sinna pääseb kas ainult lennukiga Amazonase jõge pidi ja kui üleujutused on, see on krokodillid on tehas ukse ees. Ja kogu see kupatus oli meil päris pikka aega satelliitühenduse otsas kogu see tehas, nii et turvapaikasid sinna ajada oli siuke suht keeruline business. Ja ütleme, et üks veel ekstreemsem koht oli meil, Mehhikos oli 2 tehast, üks oli Monterreis, mis on suht siuke mõistlik koht ja siis teine oli Juarezis. Juarez on Mehhiko mõrva pealinn, seal lüüakse kasti inimesi mitme kaupa päevas. Et siis kui sinna oli vaja minna, siis tavaliselt nagu valged inimesed ööbisid El Pasos, mis oli siis Ameerika poole peal ja siis hommikul nagu toonitud akendega autoga läksid siis tehasesse, üritasid mitte väga rikas välja näha ja loodetavasti jõudsid õhtul siis Ameerika poole piiri tagasi. Et siuksed huvitavad nagu aspektid nagu erinevast kohast. Siis ma olen aastast 2009 olnud Küberkaitseliidus
üks selle käimalükkajaid ja olen seal ka nii-öelda punase tiimi juhte, sellest räägin natuke meie tegevuste raames, siis seda praegust Clarified Security't hakkasime Santa Monicalt käima lükkama, aga tegime spin-offi ja siin ma siis nüüd olen, et vean seda Clarified Security paati. Ja plaan on meil, Eestis me oleme juba konkurentsitult parimad, kuigi meie kliendid on suurfirmad, nii et võib-olla laiemal seltskonnal ei ole seda turvavaldkonda kuulda, aga me loodame siin Skandinaavias ja Baltikumis ka nagu tugevalt kanda kinnitada. Ja mis me siis teeme pentestimised, tehnilised auditid, et meile meeldib asja lõhkuda, et meie motto on ka, et we break security, bring clarity, et me lõhume asjad ribadeks ja siis kliendile teeme selgeks, mis nad valesti tegid. Et kui nagu sellest aru saada, siis on võimalik asja õieti ka teha. Ja meile nagu sellised checklist auditid ei meeldi, kus sa lähed kliendi juurde, küsid, et kas sul security policy on ja parooli policy ja nii edasi, et et klient võib sul suud silmad täis valetada, aga reaalne olukord sellest ei muutu, et me ikkagi äkime asjad ribadeks ja siis ütleme kliendile, et sul on tegelikult nii. Kuigi sa arvasid hoopis võib-olla teistmoodi, et ma nagu ka paljudele ütlen, et ainukesed asjad, mis me paberil viitsime teha, on ma pean tegema müügipakkumise, siis teeme turvatesti raporti ja siis invoice'i väljastamine. Et sellised muu paberid meile eriti ei meeldi. Ja siis me õpetame seda sama asja, mis me ise teeme, et me teeme hands-on häkkimiskoolitusi, veebiturvakoolitusi, et suuremad arendusfirmad on päris palju meie alt läbi käinud. Ja siis Red Teamingut mainisin, et NATO Küberkaitsekeskus on meie klient, kus me siis pakume siis Red Teamingut, et see on siis see nii-öelda ründav võistkonna pool ja siis teised on siis sinised on kaitsed. Ja lihtsalt, kus see nimi tuleb, meil oli palju ideesid, aga need krabati kohati eest ära, näiteks NetSec Labs oli üks idee, netseclabs.com, aga kui te nüüd vaatate, siis mingi jänki firma on selle endale juba pendesti firma teinud, et enne kui ma selle domeenini jõudsin. Ja siis ma rääkisin oma tuttavaga Clarified Networks OÜ, kellega me koos selles NATO Küberkaitsekeskuses oleme nende lõpustele päris palju osalenud. Nemad on sellised vennad, kes tegelevad võrguturvaga, või mitte just turvaga, vaid kogu võrgu liikluse analüüsiga, ütlevad, mis te nagu võrgu ülesehituse poole pealt valesti olete teinud, mis seadmed peksavad segast seal nii edasi. Ja ütles, et kui te tegelete võrguga ja visualiseerimisega ja me tahaks turvaga tegeleda, et kuidas oleks, kui teeme Clarified Security, siis tema nii-öelda kuulus vastus, mida ma alati nagu koodin, on see, et sellised asja nagu liigne selgus ei ole maailmas olemas, ehk siis need on sellised kaks firmat OÜ-d mõlemal pool lahte, mis siis tegelevad siis asjade selgitamisega klientidele. Ja Red Teamingust siin võib-olla paar eredamat näidet, Baltic Cyber Shield ja Locked Shields oli see aasta näiteks ma panin kokku 40 mehese, seal oli ka naisi, punase tiimi, kes siis madistas siis 9 sinise tiimi vastu. Igas ühes sinises tiimis oli kuskil kuni 10 inimest, nii et 40-90 vastu, et kübermaailmas tegelikult ei ole see probleemiks, et piisab vahetevahel ka ühest inimesest, kellel on rohkem motivatsiooni aega. Aga sellise 40 nii-öelda tegelasega tiimiga võib terve riigi pikali tõmmata, kui sul nii-öelda piisavat motivatsiooni ja suunitlust oleks. Et meil õnnestus neid siniseid tiime järjekordselt väga hästi lõbustada, see oli kõik virtualiseeritud keskkonnas, mida nad pidid kaitsma ja poolkogemata õnnestus ka kogu keskkond meil korra pikali tõmmata siis, kui suured tähtsad ninad nagu käisid just vaatamas seda kupatust. Ma siit hüppan natukene asjadest üle, et miks pentest ja nii edasi, et me teeme igasugust backbox, whiteboxi, vahepealset, enamasti me teeme veebirakenduste turvalisust, üritan sellele teemale kohe ka üle minna, teeme ka on-site asju, aga teeme ka täiesti researchi, me vaatame device'id ribadeks, mingisugused 4G ruuterid, vaatame, kuidas nende turvalisus on, kodu automatiseerimissüsteemid ja muud asjad, et reverse engineerimised, muud trollid. Et võrgupendestidest enamasti on remotely, võime ka DMZ-i teha seest väljast. Üks aspekt, mis me klientidele ütleme, et enamasti on sisevõrku pääsemiseks vaja, et kui üks töötaja klikkab vale koha peale, ma loodan lõpus paari demot selle koha pealt teha, et sisevõrgud tegelikult on tihti sellised pehmekesed.
aga meie lemmikpala on siis veebirakenduste lõhkumine ja kui palju teist siin on veebirakendusi nagu oma töös kirjutavad või püsti hoiavad enamus, et see peaks teile piisavalt põnev teema olema. Ma üritan natuke demosid ja asju teha ka, aga näiteks motivatsiooniks, et mis meile nagu, et siin on, et missugused kliendid meil on, et paraku me tegeleme suurte klientidega, et väiksed kliendid ei suuda nagu turvateenust, mis on luksus tegelikult, ei suuda kinni maksta, et siis üldine kliendi määratus on see, et kas neil on seal veebikeskkonnas palju pappi, kas ta on e-pank või e-pood, või tal on siis seal midagi, mida saab kiiresti rahaks teha, mida pätid ihaldavad, palju sensitiivset informatsiooni, kliendi andmeid on igal pool, aga ega see veel ei tähenda, et klient see või nii-öelda rakenduse omanik nagu turvast väga hirmsasti peaks teadma, aga see on siiski aspekt ja kolmas on niisugune, et kui nende äri sõltub sellest, et see Bloody veebirakendus püsti püsib, näiteks tuleb seal näidud kokku koguda, et arveid väljastada, et see on niisugune põhiäriprotsess ja Eesti on niisugune unikaalne koht, kus väljamaal, me oleme Belgia näiteks valitsusele pentesti teinud. Et kui seal on veebisait maas nädal aega, so what? Aga katsu sa Eestis nagu mõni valitsuse või eriti kus sa saad interaktiivselt seal teenust siiski, Eestis saad peaaegu enamus asjad nagu ID-kaardiga sisse logituna tehtud, saad valitsuse käest ka vastuse, kui sa elektroonselt midagi küsid ja digiallkirjastad ja muud pulli teed. Aga väljamaal nagu see eriti pilli ei puhu, et siis Eesti on selles mõttes nagu palju põnevam koht. Ja sisemised veebirakendused ka on hästi olulised, et me oleme neid ka lõhkunud suurte firmade, näiteks Oracle'i toodetud rakendusi on üsna jubedad, kui sa neid lähemalt vaatama hakkad, et see, et ta mingi suure firma tehtud, ei tähenda, et ta secure'im on. Ja eredamad näited, eks ju, et me oleme ostnud ühest Eesti e-poest näidisostu, ütlesime, et kliendile, et näed, me tegime teie testkeskkonnas testid ära, vaatasime, et auklik on. Ja ühte konkreetset asja tahaks üle testida, et meil on tunne, et saab asju tasuta osta. Ütlesime, et teeks testostu, et me ostame midagi pisikest ja anname teile teada, et missuguse invoice'i siis või selle tellimuse peaks ära canceldama. See oli enne olümpiamänge Jaanus, kes mul on kõige kiirem agressiivsem pentest ja vaatas, et ohoo, et meil kontoris 40-tolline telekas oleks kasulik, et siis ostsimegi ära. Ja kogu trikk oli selles, et kuidas me veebirakendusi tavaliselt testime, et me kasutame kas, kõige lihtsam on teil igal ühel võtta ette Firefoxi Tamper Data add-on moodul ja siis sellega siis interceptida kõiki päringuid, mis te ise saadate vastu tulevad ja hakata neid siis mudima. Või siis vaatate vähemalt selle protsessi läbi, kuidas seda rakendust kasutada. Me ise kasutame Burp Suite'i pro-versiooni, just üks väheseid litsenseeritud tarkvarasid, mis me kasutame, enamus meie tööd on käsitöö, eriti veebirakenduste puhul. Ja sisuliselt näiteks selle e-poe puhul oli siis piisas sellest, kui me käisime selle ostuprotsessi ühe korra läbi ja vaatasime, et okei, et te laote asjad ilusti ostukorvi, siis lähete pangalingiga ilusti maksele, maksate selle asja eest ära, pank saadab ilusti andmed kõik sedasi tagasi, kõik summad ja checksummid ja kõik asjad on seal olemas. Arendaja võib-olla isegi kontrollib selle üle, kõik on tore, eks ju, asi läheb logistikute kätte, ilus. Aga mis see järgmine samm, mis arendaja oli teinud, siis on see, et ta võtab lihtsalt ühe urli, annab sinna kaasa siis arve ID, mis siis nüüd panga poolt kinnitati, et see on makstud ja kirjutab selle süsteemis ka baasis makstuks. Aga miks pagan ma pean siis sinna panka minema, kogu seda tralli tegema, kui ma saan otse selle urlile minna, anda kohe oma arve ID sinna ja kõmm ise ära kinnitada selle. Nii lihtne see oligi. Et tegelikult me aastasime alles eelmine nädal, mõtlesime, Jaanus on mul niisugune poiss, et kui ma talle nagu liiga palju vaba aega annan, siis ta lõhub pool internetist ära. Et ta ka kirjutas ühe koolituse jaoks nagu uusi näidiseid, tegi ka lahenduse, kuidas selle ära parandada, mõtlesin, et ahaa, pagan. Aga siin saab veel tralli teha. Me leidsime sellest keset tööd tekkinud ideest, avastasime, et enamus Eesti veebipoodidest on võimalik osta asju odavamalt. Paar suuremat klienti on juba raportit saanud, tegelevad parandamisega, üks pank on tegelikult ka lisafaktuuriga, mis nagu seda ohtu nüüd kahandab, likvideerivad. Aga kõige lihtsam moodus, ärge nüüd siis tormake, eks ju, ostma. Aga kõige lihtsam moodus on see,
kui palju teist e-poodi on progenud ise? Ikka on. Et jah, ma ei tea, kui lahti ma selle kassi lasen siit nüüd, aga põhimõtteliselt nüüd ma tean, homme hakkavad poed kukkuma, aga meie põhikliendid on kaitstud, nad on raporti saanud. Ja tegelikult Jaanuse nagu seisukoht oli ka, et no räägi ikka ära sellepärast, et ega need asjad muidu ei muutu ja paraku see on, et kui paljudest siin mäletavad seda kisa, mis oli selle Java 7 Zero Day ümber, et kui seda kisa ei oleks olnud, siis ei oleks Oracle jumala eest tulnud ka kiiresti paigaga välja, oleksite ootanud 16. oktoobrini, mille Oracle iga kvartaalselt tuleb oma paikadega välja. Et mis sest, et pätid juba laksasid. Üks toredamaid asju, mis me Eestis ka hästi palju on näinud sükst jampsi, et veebipoes võtate arve ID ja hakkad seda numbrit muutma. Muud suuremaks, väiksemaks, vaatad, hoopis teise mehe arved juba tulevad. Ja konfidentsiaalsed kliendi andmed, eks ju, muud sellised toredad asjad. Need ei pruugi ainult arved, vaid ka muud asjad olla. Et see on kõige elementaarsem asi, mis me oma turvakoolitustel räägime, aga elus tuleb ette. Et oleme leidnud. Ja üks kõige äkilisem asi, mis saab, jälle Jaanus tegi, et saab nagu kiidelda, et ühe päringuga suutsime kooma saata siis testkeskkonna. Ta oli tegelikult pre-live keskkond, ta oli produktsioonikeskkond, mis oli alfa staadiumis. Ja tavaliselt on siis veebirakendustel amfiatuurid, kus näidatakse näiteks 10 toodet või 5-20. Seal on mingi nupp ka, eks, et valid, et 10, 20 kuni 100, aga üle 100 kindlasti ei saa. Sest nupp ju ütleb, et saab maksimaalselt 100 valida. Aga me läheme alati kuuist mööda ja vaatame, et mis seal teha saab. Kui selle numbri antud juhul, siis seal näidati mingit 20 logirida või midagi. Või siis ostad mingi hunniku pileted või asju. Jaanus tol päeval oli evil ja pani sinna 100 miljonit. Ja selle peale läks frontend kooma, selle peale läks backend kooma, ei elustunud kumbki, kui poole päeva pärast siis admin läks ja siis nad mõlemad rebootis. Et see esimese frontendi rebootimine ei ainult mitte muffigi. Et see oli nagu selline hetk, et ühe päringuga nagu kogu kupatus kooma. Vot, sellest ei ole aega rääkida. Et põhiteema, mis nagu siin ennem ka keegi mu käest küsis, et mis siis ikkagi nende veebirakenduste hangetesse sisse panna? Kui paljudest nagu OWASP-it üldse teavad arendajad? Mis loom see OWASP on? Väga vähesed. Me just tegime Riiale hanke raames ühe OWASP-i koolituse. Tehke endale selgeks see. Et OWASP.org on selline tore koht, kus tegelikult antakse nii arendajale kui turvatestijale väga palju informatsiooni, kuidas asju õieti teha ja kuidas testida. Et meie nagu testimise see piibel ongi OWASP-i Open Web Application Security Project, ASVS, Application Security Verification Standard. Et kui te ei ole varem sinna vaadanud, minge vaadake sinna. See on väga palju arendajamaterjali, secure programming guide ja igasugused muud toretasest. Ja mis me raportitesse kaasa paneme, seal on cheat sheetid olemas. Seal on olemas kirjas, kuidas erinevates keeltes ja asjades kaitseda oma veebilehte XSS rünnakute vastu, cross-site request forgery vastu, SQL injectioni vastu. Aga Eesti interneedus ja ka muu maailm on täis neid auke. Et ma olen inimestele soovitanud, et pange sisse OWASP-i mingisugused tingimused, vähemalt see, et pärast tuleb ASVS-põhine testimine peale ja kui see läbi ei lähe, siis on arendaja süü. Et tüüpiline, mis me nagu teeme, on level 2, automaatseid skännereid me eriti ei kasuta, me ei usu sellesse, et parim ekspert on ikkagi kiirem, osavam ja mis on häda automaatsete vahenditega, et nad äriloogika turvavegu ei suuda kunagi kinni püüda. Ma loodan ühe demo ka selle kohta kohe teha. Et põhimõtteliselt teeme siis manuaalse testimise ja koodi ülevaatamise. Et see on tüüpiline. Siin võib ka veel sügavamale minna, et vaadata, kas disaini osas juba asi on nagu hea, aga tavaliselt eriti kliendid, kes meie juurde esimest korda tulevad, ütlevad, et mehis pentesti oleks vaja, eile oli vaja, aga kui ülehomme saab, sul on ka õnnelik. Et siis mõtled, oi, et tavaliselt Eestis õnneks me saame nagu lepingule alla kirjutada tänu ID-kaardile suht kiiresti, aga tihti suuremate ettevõtetega läheb juba selle bürokraatia ajamine nädalat-paar, ja siis tavaliselt me tahame testida paar nädalat
saaks ka kiiremini, aga siis tekib see ahaa-efekt, et Jaanus saab jälle paar ööd magada ja mõelda selle asja peale ja siis teeb ära. Et see sama ASV standard tegelikult ütleb, et näed, interneeduse rakendustel on 14 kategooriat hädasid, mis võivad valesti olla ja need kõik tuleb läbi käia. Et need on need asjad, mis me oma koolitustes ka õpetame. Ja siis koolitusi, mis me teeme, et see on selline, me teeme ainult grupikoolitusi, et lähme kliendi juurde ja siis teeme kas hands-on häkkimiskoolitust või veebiturvakoolitust praegusel hetkel. Ja see on täiesti mobiilne, et ma võtan VPN-burgi kaasa ja kogu see klass on meie VPN-burgi taga, siis serveris madistame. Et noh, veebiapi koolitusi me teeme 2 päeva, mis on nagu väga kiirustatud. Elar ütleb muudkui, aga et müü aga pikemalt, et siis saavad inimesed õppida ka. Et selline 4-päevane on hea, et 2 päeva client-side security, et kõik, mida brauseris saab lollust teha ja 2 päeva teeme siis näiteks server-side'i, et kuidas seal SQL injection'it teha, igast muid trikke. Ja noh, praktilises elus ongi niimoodi, et arendajad tegelikult, te ise olete arendajad, mis teie põhimeetrika on, et kui te koodi tarnite kliendile? Esitete, klient tahab, et see apastraat, mis te kokku kirjutate, teeb seda, mis ta enam-vähem peab tegema. Paremal juhul tehakse sinna veel funktsionaalsuse test ka peale, et ta ikkagi tõepoolest teeks seda, mis ta nagu soov oli, et teeb. Ja siis teine on see, et ütleme, et 2-3, et teine on umbes see, et õigeaegselt valmis saab. Ja siis ma ei tea, ma ei oska seda kriitilisust panna, 3 on ka see, et ta jumalast liiga kalliks ei lähe. Et mina ei ole näinud nagu enamus projektides, et seda turvat on sinna üritatud rõhuda kuidagi, aga et ta kuidagi nagu key meetrika on, noh, ma ei tea, keegi võib-olla tahab vastu vaielda. Et enamasti on need maksimaalselt need esimesed 3 ja siis meile tehti üks pentesti hange ka, kus osalesime, mille paraku kaotasime, seal olid hanke kriteeriumid oli see, et 70% oli hind, et võimalikult odavalt ja 30% oli võimalikult kiiresti. No palun, siis ostke mingi skänner-test ja saate seda, mis te saate. Hands-on häkkimine on selline tore asi, kus me adminile näitame, kuidas asjad tegelikult on ja enamasti on see, et inimesed ütlevad, jah, ma olen kuulnud, mis on backtrack, metasploit, armitage, aga et see pagana häkkimine nii lihtne on ja tõepoolest need asjad võetakse naginal üle, vaat see on nende jaoks üllatus. Nii, aga see oli see pikk seletus, et mida paganat me siis oma tegevustega teeme, aga nüüd läheme OWASP 10 peale ära. See on siis nüüd top 10 veebirakenduste häda ja siin on nad välja toodud, need aeg-ajalt muutuvad, see on nüüd 2010 versioon, 2007 versioon, sisuliselt ainult 2 asja oli erinevate kohta peal. Et kõige esimene häda on ikkagi injection ründed, SQL injectionid, kui palju siin keegi teab, mis on? Kõik teavad, aga hea. Kui palju ise on teinud? Nii, kes on kellegile teisele teinud mõnele veebirakendusele drop table või drop database? See filmitakse. Nüüd keegi öelda seda. Et turvatestimisel lihtsalt see on koht, kui ta oma klientidele nagu rõhutan. Et meie oma testimises suudame ära tõestada selle, et teil SQL injection eksisteerib ja suudame sellega demode, et meie oma testimises ei tee kunagi drop table, drop database, mis algajad tihti teevad, et prooviks, eks ju. Milleks peab olema nii inetu? Ja neid häkkimise lugusid on siin Eestis ka olnud. Aga need asjad saab teistmoodi ära tõestada aga me ei anna kunagi garantiid, sest nagu see sama, eks ju, vahetavalt juhtub. Ma räägin seda kaldun kõrvale, aga lihtsalt, et kuidas juhtub ka parimate tahtmiste juures. See ei ole nüüd meie testipundi poolt tehtud. Ma tean testimispunti, kellelt telliti datacentri remote pentest ehk avalik IP-de vastu tuld. Et kui kaugele saate, seda uhkem. Klient oli ise väga õnnelik, et nad olid just implementeerinud nagu kõige parimate standardite järgi datacentrid, nad olid remotely lokeeritud, aga fiibritega koos, käisid criss-cross seal, back-up'id, high redundancy, kui üks sait kukub, teine tuleb püsti, eks ju. Et nüüd arvasid mehed, et nii kõva asi, et tellime pentesti kaela. Telliti test kaela, see oli nüüd ammu aega tagasi ja ma ei tea, mis kola seal täpselt jooksis,
aga mingi konfi viga või ikaldus oli, et testijad läksid Nmapiga kallale portscan'i tegema ja selle peale sait kukkus maha. Testijad kehitasid õlgu, vaatasid, no proovime uuesti. Selle peale oli teine sait üles tulnud, läks see ka maha. Selle peale tuli telefoni kõne, et no mis te nüüd tegite, eks ju. Et vennad olid nii kindlad, et kõik on hästi ja noh, töötas by design, aga mingisugune ikaldus oli, et noh, et sellepärast ka ma klientidele kunagi ütle, et noh, et kõigepealt testime testkeskkonna peale asjad üles, seal me saame kiiresti robustselt teha ja kõik asjad, mis meil jäävad nagu siuksed nii-öelda kaheldava väärtuse, kui tahame üle testida, siis me oleme seda välja leidnud, selle teeme tihti laivi peal üle, eriti näiteks Eestis on need ID-kaardi, mobiil-ID integratsioonid, et neid ei saa tihti testkeskkonnas teha. Teil ei ole siin denial of service attack? Me DDoS-i ründeid kliendid enamasti ütlevad, et me teame, et toru saab alati täis ajada. Aga mis me teeme, et me üritame kõige ressursirikkamad päringud üles leida, mida tihti annab optimeerida või teistmoodi teha. Et kui on dünaamilist sisu, pannakse päringu peale kokku, noh, tüüpiline on see sama test, mis ma ütlesin, et Jaanus tegi, eks ju, 100 miljonit pani sinna, et kuva mul 100 miljonit logi. Noh, tüüpiline test, mis me teeme, et noh, too keskkond meil oli siuke, kus me nii-öelda efekti mõttes võisime lollusi teha. Aga tüüpiline on lihtsalt niimoodi, et samamoodi, kui seal logidest päritakse või pannakse dünaamilist sisu palju kokku, siis saadadki sinna näiteks, et anna mulle traditsionaalse 20 asemel 1000 tükki neid ja siis server sulle 3-4 minutit enam jutul ei võta. No siis tuleb tagasi, eks ju. Et noh, näed, et see on siuke koht, kus tegelikult lihtsalt F5 ja vajutamisega tegelikult üks mees suudaks selle saidi üleni kooma tõmmata. Et oma testis, me võime ka koormusteste, siukseid asju me teeme, aga üldiselt jah, DDoS kui selline üldises mõttes nagu ei ole asi, mida kliendid tahavad. Otsime ainult ressursirikkad päringud välja. Juhime neil tähelepanu. Aga injection, cross-site scripting on siuke tore asi, igal pool eksisteerib isegi siis, kui arendajad püüavad seda vältida. Ja see on igast toredat asja veel. Cross-site request forgery on siuke asi, mis enamus Eesti veebirakendustes on üldse adresseerimata. Kes teab, mis on cross-site request forgery? Okei, natuke vähem käsi kui varem. Et põhimõtteliselt on siis niimoodi, et sisse logitud kasutajale võib brauserisse ette sööta siis URL-i, mis tegelikult käivitab käske siis sisse logitud kasutaja brauseri kaudu, sest ega server ei saa aru, kas see brauser, mis edastas talle mingisugused käsud, noh, muuda kliendi andmed näiteks, kas see on siis kasutaja poolt tehtud või brauseri poolt tehtud. Et see on nii-öelda autentitud kasutaja brauseri kaudu. Elar, sa tõlkisid seda, mis ta on, sunnitud päringud, ma ei tea, me vahetevahel leiutame siukseid eestikeelseid vastandeid. Aga noh, injection, noh, see on siuke asi, et see on nagu koht, mis, kui ta juba see disainis on valesti tehtud, siis selle ikaldusega sa elad, et me oleme mõnest Eestis sisuliselt rakendus on ümberkirjutamisele läinud, et see on nii hull see olukord. Prepare statements on nagu üks selge vahend, millega suudaks SQL injectionit vältida, aga siuke tüüpiline nagu lähenemine, mis me oleme näinud ikkagi on see, et arendada, ma ei tea, kas see on siuke teadlik valik, aga et eks me siis escape'ime seda sisendit seal, kus vaja, et noh, pärast tegeleme selle jamaga. Aga noh, näiteks kunagi rääkisin, noh, alati tuleb õiges võtmes rääkida, et ma tahan maailma kõige kõvem äkki olla. Ma näitan teile hetkel siin ja kohe, et ma suudan NASA mõne veebisaidi ära äkkida. Et siis sisuliselt kasutada Google Hacking, in-URL, login ASP või admin ASP, mis iganes või PHP, ehk sisuliselt URLis otsime mingeid logilehti, sait, sinna asemel .com-i asemele paneme .nasa.gov näiteks, visatakse mulle Google otsinguga terve hunnik logime lehekülgesid ja siis hakkame sinna sisse panema SQL injectionit. Et kui ma panen sinna sisse, sinna some user or 1 = 1, kes seda trikki teab, enamus teab, eks ju, et mis siis juhtub? Noh, kui seal SQL auk on olemas, siis mind logitakse sisse, kui noh, tüüpiliselt on see tabelis esimese kasutajana. Sõltub implementatsioonist. No, üks hea näide on siis see, et kuidas inimestele seletada, et lukk on looma jaoks, on see, et näiteks siuke veebisait inmotionhosting.com
et Jaanus on sinna päris palju näiteid üles pannud ja seal on siuke trikk, et kui sa üritad seda OR1 = 1 trikki teha, see ei tööta, mingi filter on ette pandud, aga kui sa asendad selle OR like 1, üks on suht sarnane ühega, siis see läheb läbi. Et alati on nagu võimalus natuke kastist välja mõelda. Kogu selle nagu näite eesmärk on näidata seda, et tihtipeale häkkerile ta õpibki ainult selle ühe triki selgeks, kammib terve internetuse läbi ja see võib olla teie arendatud veebipoodi, mis iganes. Veebipoega on veel eriti tore asi see, et kui sa otsid sinna näiteks mingid admin.asp-d või PHP-d, mis iganes, sa võid saada admin moodulisse sisse, muudad ära hinnad selleks, mis sulle meeldib, ostad need tooted, muudad hinnad tagasi ja pärast, kui keegi hakkab küsima, sa ütled, et siuksed hinnad olid, selle eest maksin, kus mu kaup on. Et täitsa tehtav asi. Aga ärge tehke kodust. Cross-site scripting oli siis see asi, mis ma pean ütlema, et isegi kui arendajad püüavad, ta juhtub sisse ja cross-site scripting on siuke inetu asi, millega on võimalik tegelikult teha kõike. On võimalik paroole tuuri panna, igast muud jampsi teha. Ja redressi teha, igast muid toredaid asju. Et tihti inimesed arvavad, mis see XSS ikka nii väga on. Kohe näiteks ka paarid demod. Päraste praegu. Teeks kohe. Kohe küsimusi või? Võib küsimusi ka kohe teha, jah. Ma praegu teeks XSS-i ja SQL injection'i demosid natukene. Üks huvitav XSS, ma olen kuulnud, et on selline redirectimise läbi, kui sul on escape'imata redirect. Nii. Kuskil, annad urli kaasa ja paned, lavaneetrina annad urli, kuhu ta redirecti. Sa oskad selle kohta näitada, kuidas seda exploititakse või? Elar, sa tahad selgitada või? Elar võib sulle 2 päeva XSS-ist rääkida ilmselt. Et see on pigem võib-olla redirect rünne, et see oli see top 10-st viimane oli redirect, unverified redirect. Aga ma näitaksin teile paari rünnet siis. Mul on siin üks backtracki masin pandud, meil on veebipood. Et siin on, ma näitan teile konsooli pealt ka, et see on nüüd veebipood, siuke mudru on seal ja siis meil on üks ründajamasin ka. Ja seal on siuke mudru. Näete, et passwords.txt fail, kuhu paroole koguda, siis on ilus kutsikate pilt, papi.jpg, seal on JavaScript XSS-i jaoks, mingi evil PHP, igast jamps on ründaja valmis pannud. Aga kõigepealt lähme siis ilusti veebipoodi. Veebipood. Et näitame siis kõigepealt SQL injection'ite enamust teist, teate seda trikki, eks ju, aga kui sa võtad siis näiteks seesama Osama näiteks, eks ju, siis siukest tegelast seal ei ole. Aga kui sa lähed, miks mul siin, vaatan korra selle brauseri uuesti lahti. Backtrack on Linuxi distributsioon, kus on igasugused pentestimise toredad vahendid peal, et seda kasutavad nii küberpätid kui ka siis turvatestijad, et jah, antud juhul kasutan siis backtracki. Live CD on. Et alati vahele jäeti seda, et ma olen turvatestija. Jah. Et tasuta tööd. Kõigil masinas. Et kui me siis teeme näiteks, pagan. Mul on valed klaviatuurid siin. USA klaviatuurid. Jah. Pagan, siin me võime veel pikalt jääda niimoodi. Nii, õnnestus. See ka ei õnnestu, aga antud juhul, antud näites on see password väljas, on see SQL injection, et ta useri välja pealt ei toimi. Aga kui ma panen selle, Osama ei saanud sisse, aga me näeme, et tegelikult meid logiti sisse Maigina, kes antud tabelis juhtub seal olema esimene kasutaja. Et see on siuke hästi tüüpiline SQL injection. Aga nüüd sarnast näidet teha, siis logime sisse Jaanusena.
kes on meie hea inimene siin ja vaatame näiteks, et siis ma rääkisin sellest, et alati ei tasu nagu drop table'it teha, et tõestada, et SQL injection olemas on. Võtame näiteks ühe invoice'i lahti, invoice ID 28 ja paneme siia lõppu näiteks and'iga mingisuguse statement'i. Kui ma panen sihukese statement'i ja vajutan enter siia, mis siis juhtub? Jah, küsin ID 8 and 1 equals 1. Alati tõene vastus taha. Trick question. Äkki ei juhtu midagi, äkki pole midagi. Ei juhtugi mitte muhvigi. Täpselt sama väljund peab tulema. Sest ma ütlen talle alati tõese ja alati tõene vastus. Nii et selles mõttes, et mõlemad variandid on tõesed. Ta annab ID 28 ja ütleb, et üks on alati üks. Aga kui ma panen siia 2 nüüd ja panen selle, mis siis juhtub? Kui SQL injectioni turvaviga ei ole, siis ei juhtu mitte midagi. Kui on SQL injectioni turvaviga, siis ma annan talle alati väära päringu siia lõppu, mille peale siis vaadatakse andmebaasini jõuab see and 1 equals 2 välja ja selle peale vaadatakse, et inimene tahab ID, invoice ID-ga 28, aga 1 võrdub 2-ga, millega andmebaas ei nõustu lihtsalt ja tänu sellele sisuliselt ma saan lihtsalt selle 2 and päringuga tõestada, et kas seal rakenduses võib olla SQL injection või mitte. Ehk siis, kui see and 1 equals 1 ja 1 equals 2 variandid mõlemad jõuavad andmebaasini, siis vastused, kui on erinevad, järelikult on SQL injection. No siis me võime see samamoodi teha mingisuguse OR-jampsi, eks ju. Tüüpiliselt siis see annab, jumal teab, mis ta annab. Antud juhul ta annab siis kõik invoice'id, miksib segamini siia kuidagi. Et see on siuke hästi lihtne SQL injection ja sorry, et tavaliselt ma teen neid näiteid nagu palju lihtsamale lihtsamal tasandil mõtlevale seltskonnale. Aga lähme nüüd XSS-ile. Teeme näiteks XSS-iga, läheme uuesti Jaanusena sisse ja ütleme Electronics, e-book, paneme ühe shopping karti, lähme oma shopping karti, ütleme buy ja siin on 2 andmevälja. Ütleme kõigepealt paneme siia nii ja siia paneme siis näiteks miks ta mul ei taha siin sisendit võtta? Mul on siin uhkemalt käsud välja kirjutatud kohe, et oleks rohkem liit. Tüüpiline, mida pentestijad kasutavad siis tõestamiseks on siis igasugused pop-up skriptid ja see võib-olla annavad nendele XSS-idele halva kuulsuse, et mis see pop-up skript mulle ikka teeb. Et põhimõtteliselt paneme siia lihtsalt näiteks mingi skripti, et alert box lisatakse üles you're doing it wrong. Kui ma ütlen verify information, ma saan selle, eks ju, aga see oli ühekordne XSS, aga kui ma nüüd lähen maksan selle eest ka, siis ta ongi mul siin olemas, et kui ma lähen previous invoices ja lähen siia selle invoice'i peale, siis ma alati saan selle. Et Eesti pankades näiteks, ma tean 2 panka, ühe panga puhul me ise ma saatsin turvajuhile ülekande kogusummas 1 eurosent ja sihukese pop-up akna. Ja kui ma saadan talle terve euro eest 100 tükki neid, siis ta läheb oma maksete väljavõtte peale, ta saab 100 pop-upi. Vennad parandasid selle probleemi poole tunniga ära. Aga jah, vähemalt 2 panka on sellega, kus on võimalik siis makse tegemisel siis kommentaaride või selle selgituste välja panna sihukese. Aga selle asemel, et panna lihtsalt pop-up aken, sinna võib levitada pahavara, võib paroole kokku korjata sellega, nii edasi. Ei, neid on rohkem kui 4, aga jah, otsige ise. Nii, aga näiteks siis, kuidas XSS-iga saaks midagi nagu kurjemat teha, et kes on XSS-i abil varem paroole varastanud? Keegi tõsta kätt, sellepärast, et filmitakse, eks ju. Elar vaikselt tõstis käe püsti. Sest me teeme koolitustel me näitame.
nii, aga näitame selle algusprotsessi uuesti, et kui me teeme antud rakenduse puhul, siis on mingi imelik design choice, et kui ma panen kasutaja nime, siis öeldakse username ja mis iganes ma sisestasin, or password is wrong, ehk siis mulle antakse infot tagasi, mingit infot, mis ma sisestasin. See on enamus kohti, kus sa saad hakata vaatama, et kas sa saad sinna midagi paha sisse laadida. Et noh, te ise olete koodiväänajad, te selle koha pealt nagu olete kõvad tegijad, kõvemad kui mina. Ma võib-olla teen siin syntaksilgi vahepeal, nii et kui ma panen selle sama TT, eks ju siia, panen siia need tagid ümber, kus mul see kaldkriips on, nii, valele poole, eks ju, lisaks klaveril, no näete isegi, et juhtus sükka asi, et nüüd ta on boldis, eks ju, et kui ma panen sinna veel underline'i ka, eks just on underline ka, et nurksulud on tüüpiline, mis on nagu igasugust XSS-i jaoks vajalikud ja toredad asjad. Aga kui ma paneksin sinna, lihtsalt HTML tag'i, siis nagu adminid vaatavad logidesse ka. Ja kui sealt nagu hakkavad HTML tag'id nagu useri väljas nagu vastu viskama logides, siis nagu mõtlevad, et aha, mingi äkkimine käib. Aga ma panen lihtsalt ABC näiteks, paneme nurksulud, paneme siis ühekordse, pagan, kus ma siit ühekordne jutumärk, kahekordne jutumärk, paneme teistpidi nurksulgu, siis mul on kõik sümbolid tegelikult kirjas, mida ma nii-öelda oma evil asjade jaoks tahan testida ja see võib isegi välja näha nagu mingisugune, ütleme, kaval parool, et lihtsalt läks parool vale välja peale. Et lisaks sellele, et me tuvastame, et kõik need sümbolid antakse mulle ilusti tagasi, midagi escape'ita väljundis, siis me näeme ka, et kus see SQL-i jama seal katki läheb. Et nüüd varustatuna selle infoga, et me saame siia, mis iganes me siia paneme, suudame igasugust jampsi tegelikult laadida, siis järgmisena kasutame ära selle kurja XSS-i nüüd ründaja kontrolli all olevas rakenduses. Näitame ennem selle ründaja kontrolli all oleva rakenduse ka ära. Läheme siia 10.37, see on ilusad kutsikate pilt, see on, mis sa saadad victimile, et näed, vaata ägedad kutsikad. Aga kui me läheme siia, siis meil on ka siuke fail. Hetkel, no vajutame refreshi, tühi on pagan. Aga no korjame selle jama siit teest ära, et siis veebipoodi jälle, no võtame, söödame inimestele midagi ette. Kust ma siit, panin ta kinni või? Ma just juba kopisin ära. Et kui ma panen kuhugile foorumisse, näiteks siukse urli, pistan Delfi foorumisse, ütlen, et näed, esimesed 10 matsi, kes sellele klikivad ja poodi sisse logivad, saavad seal tasuta nänni. Free iPad ja kõik, mida reklaamitakse, eks ju. Noh, inimesed ikkagi klikkavad asjadele. Näete, et mis ma tegelikult ette söödan, et logitakse siis sisse veebipood, 38 on see veebipood, 37 on ründajamasin ja ütlen, et login name on näiteks Mike või noh, seal võib olla mida suvalist, eks ju, aga siis lisaks sellele Mike'ile kirjutan siis script blah ja tegelikult te näete, et see on siis 37 nimelisel ehk ründaja kontrolli all olevas masinas käivitan XSS JavaScript, mis tegelikult hakkab kõiki neid sisselogimisi mul vahel tõikama, kui see JavaScript on siis selle veebilehte sisse laetud. Et kui kasutaja klikkab, siis see on demonstratsiooniks antud juhul nagu näete, et kuigi siin veebileht ütleb, et lihtsalt kasutaja Mike on vale, siis tegelikult lisaks sellele Mike'ile on sinna taha siis veel laetud see skript, mis tegelikult läheb ja laeb, see JavaScript on tegelikult meil nüüd veebilehte sisse laetud. Ehk siis, kui nüüd kasutajale Husseinile olen selle ette söötnud, siis tema läheb, okei, selle veateate ma võin ka ära peita, see ei ole probleem, aga põhimõtteliselt ma näitan, et selle Mike'i taha on nüüd see evil script laetud, xss.js ja kui nüüd härra Hussein läheb ja logib sinna rõõmsalt sisse, ta saab sisse, näed, kasutaja Hussein on sisse logitud, aga kui ma lähen nüüd siia, vajutan refresh, siis on mul ka need paroolid ilusti kokku korjatud. See on üks näide, hästi lihtne labane, kuidas XSS-iga on võimalik siis laadida JavaScripti jumal teab mida nagu sinna veebilehte ja siis selle kaudu asju tuurib panna.
Vaatame, mida me siin veel seletame, et ma need OWASP-i top 10-st nagu õigesti ei räägi, aga vaadates kella on mul aeg suht otsas. Ma näitan ära teile ilmselt asi, mis teile kõige rohkem elevust tekitab ja mida ükski skänner tavaliselt kinni ei püüa. Business Logic Implementation Error ehk siis äriloogika implementatsiooni viga, ma ei tea, kuidas seda päris eesti keeles õieti öelda. Ehk siis logime välja ja lähme siis meile hea kasutaja Jaanusega sisse. Jaanus. Nii, ja me oleme kohanud Eestis näiteks üks lillepood, kus on võimalik seda pulli teha. Ehk siis ostame raamatuid, midagi odavat. Ma tõin ennem näitena Kurja elevandi loomajast, eks ju, tegi seal pätti SQL injectioniga, XSS-iga, aga nüüd elevant läheb uuesti. Talle meeldivad Tarzani raamatud. Paneme ühe shopping karti näiteks. Nii, näete, Urli real on amount. Et kui ma siia vajutan, siis 1 lisati. No, teeme niimoodi, et ma panen siia ühe asemel 10 ja käivitan selle siit. Mitu raamatut mul shopping kardides nüüd on? 11. No kontrollime üle, et kas matemaatika töötab. 11 raamatut on seal, väga hea. Aga läheme nüüd elektroonika alla. Võtame kõige kallima asja läpakas. Lisame ühe shopping karti, ilus olemas, eks ju. Nii, aga kui ma teen siia, siis pagan nüüd meil ei jää miinusmärki. -4 on amount näiteks. Jaa. Läheme siis uuesti. Palju meil kaardis praegu on, et matemaatika segamini ei lähe? Okei, nüüd läheb eriti keeruliseks. Nii, lähme siis elektroonikat, võtame siis, paneme veel ühe näiteks shopping karti. Palju mul nüüd shopping kaardis neid on? 2 tükki, nii. Et saada siis, no vahet ei ole, palju me paneme. Paneme see kõigepealt, paneme selle miinuse, aga paneme siis 6, et see üüberkeeruline matemaatika on. Nii, palju mul shopping kaardis laepakaid on? -4 vist peaks olema, jah? Ja tõepoolest, ja vaadake summat. Nii, ja mäletate, kui ma selle esimese ostu tegin, siis millega sai selles poes maksta? Krediitkaardiga. Kui on negatiivne makse krediitkaardiga, siis see on raha pangas ja pättidele see meeldib. Näiteks Eestis me oleme ka veebipoodides leidnud ja iseteeninduses leidnud, et on võimalik enne maksele minekut muuta summa negatiivseks. Aga vähemalt suuremad ilusamad Eesti pangad annavad selle peale tala, ütlevad, et nemad ei võta negatiivset makset nii-öelda töötlusse. Aga krediitkaart, see on ju fiatuur. Nii et ühesõnaga buy, siis Kuri elevant, Tallinn Zoo, paneme Cage 15 näiteks, ma ei tea, kus ta asub. Võib ka miinus panna, ma ei tea, järsku rakendus läheb katki selle peale. Nii, verify information, blah. Nii, summa, mis mulle tuleb, on siuke ja Kuri elevant saab siis 11 Tarzani raamatut ja kui ma maksan krediitkaardiga, mina sain praegu üle 2 tonni eurot või mis iganes raha see on ja Tarzani raamatud lähevad elevandile. Nii et perfect rhyme. Et siuksed äriloogika ja implementatsiooni vead, et see Eesti veebipoed, kus saab lilli osta, sinna saab panna näiteks -1 miljon lille. Ja kui selle arve nagu suudaks läbi lasta sealt, siis sealt võib palju suppi tulla. Vot, aga nüüd ma olen palju jahunud sellest veebiturvast ja te olete ilmselt kõvemad selle veebiturva peal, kui mina olen. Et ma näiteks nüüd seda põhiäkkimist ja seda koolitust, mis mina tavaliselt teen, et ma panen need abastraadid siin kiiresti kokku. Kuna siin juba küsimused tuli, et mis see backtrack on, siis küsime uuesti, et kui palju teist on backtracki jooksutanud? Suht vähe. Kes teab, mis Metasploit on? Nii, kes teab, mis Armitage on? Okei, siis näitame, mis on Armitage. Täna tegin värske backtracki, kes ei tea, siis Backtrack 5 Release 3 on juba tükk aega väljas. Siin laseme lihtsalt Armitage käima ja nüüd ta natukene aega jookseb käima. Ja pane kõik asjad käima meile. Nii, Armitage on skriptide märgune nagu.
et ta on Metasploit, aga kõik on graafiline, et ta on graafiline front-end Metasploitile, kõik on point and click, sa ei pea mitte muffigi teadma ja tänapäeval lapsed lähevad, eks ju, esimesena liigutusena lähevad YouTube'i. How do I hack my neighbor's computer, eks ju, video vaatame, mõeldud, tehtud, kõmm, kliki ja on üle võetud. Et siis ma vabandan, et just 2 minutit tagasi sai mu aeg täis, aga kui te lubate, siis ma näitan ära teile Internet Exploreri Zero Day Attacki ja võib-olla mõne Java exploit'i ka. Või lõpetan ära, kuidas hääletus on? Lõpetan? Veel. Okay. Veel kord, jah. Kõik lähevad kodu järgi tegema seda jampsi, jah. Nii. Et see on siis meil Armitage siin. Kõik on nagu ilus, uhke, graafiline. Ilusad aknad, seda me kõik tunneme. Ja siis 14. kuupäeval, see samane kuu, tuli välja siis Internet Explorer uus auk. Et noh, kui ma muud ei tea, et IE midagi, eks ju, siis panen siia otsingu välja, alamkriips, nii, visati mulle välja, Exploit Windows browser on alamkategooriad, eks ju, ma võin ka ise seal ringi konata, aga ma kasutan otsimisfeatuuri, nii, ja siin tuleb terve hunnik Internet Exploreri Windowsa auke välja. Noh, kuna ma olen natuke researchi teinud, siis või vaatasin YouTube'ist, eks ju, et näed, see on see õige exploit. Tegelikult, kui ma ta lahti võtan, siis siin teeme ta natukene suuremaks, siin on kirjas ka kõik see info, mis temaga teha saab. See on, mis ta teeb, bla, bla, bla. Ja seda hakati avalikult kasutama 14. septembril ja põhimõtteliselt Rapid7, kes Metasploiti omal ajal ära ostis, siis nemad on viimaste nende Zero Day-dega nii kiired poisid olnud, et need Java 7 Zero Day ja see IE7 või Internet Exploreri Zero Day on Metasploitis ennem olemas, kui tootjal paik on olemas. Et noh, et kes nagu tahab kurjal teel raha teha, siis nad seda juba praegu teevad. Nii, kuna ma kasutan sisevõrku, siis ja ma ei taha seda exploiti panna väljapoole võrgule avalikule IP-le praegu püsti, et muidu pärast läheb jamaks. Kõigepealt ma valin, noh, põhimõtteliselt siin on näidata, et see töötab siis kõikide IE7 kuni 9-ni, ma ei tea, miks siin 6 ei ole, et noh, nii vana, eks ju. Aga tõenäoliselt keegi ei ole vist viitsinud exploiti kirjutada selle jaoks. Põhimõtteliselt töötab iga IE versiooniga ja praegu paika ei ole selle jaoks. 10 ei tehta? Võt ma ei tea, jah, 10 vist ei ole ametlikult, mis ta on mingi süke arendajatele nagu jagatakse alt hõlma või? Ma ei tea, Windows 8 koos. No jah. Ühesõnaga, minul on ettevõttes süke policy, et kõik, kes kasutavad interneti või tähendab pisipehme tooteid põhiossina, saavad kohe kinga. Et põhimõtteliselt me kasutame Linuxit ja siis, kui meil hädapäraselt töö ja häkkimistemodeks on vaja, siis me virtualiseerime neid masinaid, aga põhiossina me Windowsat ei kasuta. See ma ei tea Ka vist mitte. Meil ei ole Maci-pedesid ka. Ja lihtsalt siin on nagu selline jutt, et tihti nagu ütleme ausalt, et Linux ja Maci kasutajad on tegelikult kasutavad seksuaalvähemuste operatsioonisüsteemi. Ja neid rünnatakse sellepärast vähem, et noh, neid on vähem, neil on mingi teine orientatsioon. Et kui sa ikkagi pätt oled ja sa tahad palju raha teenida, siis otsi välja exploit, mis tööndab Windowsa peal ja ründa Windowsa kasutajad, sest 95% maailmast kasutab Windowsat, nii et noh, ühe klikiga klikkavad kuhugile valesse kohta ja masin on üle võetud. See asi on nüüd muutumas, eriti tänu sellele, et Mac teeb meil iPodi, iPad ja iPhone'i ja kõiki muid asju, eks ju, siis noh, atraktiivsus nagu ka ründajatele suureneb. Ja hiljuti veel oli Maci veebilehel kirjas, et meil sellised asjad nagu ussid ei ole. Nüüd enam ei ole sellised asja kirjas. Sellepärast, et kui tuli välja see Java exploit, mis töötas Java 6 update 27 vanema puhul, siis pätid vaatas, et ohoo, et see exploit töötab ju iga platvormi peal, ka Maci peal, Linuxi peal. Java on selline tore asi, et see jookseb, advertisement ütleb, et 2 biljoni device'i peal, eks ju. Nendest 85 miljonit on PC kasutajad vähemalt, mingi selline statistika on.
et ja kui sa saavad Java exploitiga kuhugi ligi, siis see ei sõltu, kas sa oled Linuxi, Maci või mille peal. Ja põhimõtteliselt ühele siis flashback nimelise trooja sisse pätid panid siis selle uue popi Java augu ja sellega suudeti nakatada mingi väga lühikese ajaga mingi 650 000 üle poole miljoni Apple'i siis masinat, et siis nagu see turvalisuse väide nagu tegelikult see on, et lihtsalt kes neid Linuxi mehi ikka viitsib häkkida nii palju. Jah, häkitakse, see on põnev ka ja me koolitustel on ka see sees, aga jah, see on see Maci jutt. Ja tegelikult tihti Maci inimesed tulevad ja küsivad meis, et kuule, et Mac on vist ikka turvalisem ja ägedam, et ma kasutan Maci ja mõnus. Kõige mõnus. Aga siis ma küsin ta käest, et kuule, sul iPhone ka on või? Jaa. Ja see on nagu unlockitud ka või? Muidugi, tead, eile läksin selle ägedale veebisaidile, klikkasin, unlockitud, olemas, nüüd ma saan igast tralli teha seal sees. Selge. Aga tead, et selleks, et seda unlockida, on sisuliselt käivitati sinu selles iPhone'is ruudu tasemel remote exploit. Ja siis sa nüüd ütled mulle, et Apple'i asjad on palju kõvemad, eks ju, et samamoodi võidakse kohe su Maci arvuti üle võtta remote ruudu exploitiga, et ja paraku kõik soft, pisipehme, need Office'i tooted ja paljud pluginad, brauserid on tegelikult samad asjad Maci peal. Jah, arhitektuur on natukene parem ja turvalisem samamoodi nagu Linuxil, aga jah. Nii, jälle kaldusin kõrvale. Ärge eksitage mind. Ühesõnaga, praegu ma ründan masinaid, mis on 10-10-10 võrgusegmendis, lihtsalt tema ette käändel, aga kui ma oleksin see ScriptKidi ja vaatasin YouTube'i videot, siis loomulikult ma panen kohe avaliku IP aadressi peale selle backtracki püsti. Ja siin graafilises liideses pole suurt muffigi, et natuke mõned valikud. Ma panen ta praegu port 80-80 peale või ka lihtsalt 80 peale panna ja ma panin lihtsalt see uripäefi panin kohe ruuduks ja muidu ta mõtleb sinna mingi, ei tea, mis jura mulle sinna taha. Lasen selle käima. Tsahpapah. Te näete, ütleb, et reverse handler, ta kohe paneb reverse'is kuulama nii-öelda bordi, et kuhu klient tagasi helistab, kui ta sinna klikkab. Ja siis veebiserver on meil niisuguse aadressiga püsti, et kui ta oleks avalik aadress, siis aga pane kuhule foorumisse üles või saada e-mailiga. Nii, aga nüüd meil on offraid vaja. Võtame kõigepealt siit ühe XP masina. Sellega ma demonstreerin teile näiteks nii. Siin on üks XP junn. Internet Explorer ja lähme külastame siis seda veebilehte. Oi, see trükkimine läheb sassi. Nii, sinna klikatakse. Saime õigele aadressile pihta vast. Midagi ei taha juhtuda. Patsi seda. Nii palju ei ole ette nähtud, järgust kui IPv6 peal läinud juba. Pärast on siin meil pahasti. Virtuaalvõrk. Aga miks me siis ei taha suhelda? Vaatame igaks juhuks siit üle, mis meil siis ifconfig. Nii, siin on natitud, siin on hästi 10. Hoita, kas siis see masin ei saanud endale IP-d. Laseme nad kõik siin käima, mida me siin ohverdama hakkame. Palju sul laptop talu? 8 giga. Saab jooksevad, ei ole hullu. Et kas see IE versiooni klient on? ei, ta automaatselt valib. Vähemalt oma aru, kui ma jätsin selle automaatse valiku sinna. Nii, vaatame, kas me ikkagi pingida saame, et millegi pärast võib-olla talle siin ei taha kohe võrk üles tulla.
see alati live demadel on tegelikult nagu uhkem ja popim see, kui teha video valmis, siis tead, et midagi valesti ei lähe, aga nüüd hakkas pinguma. Nii. Ja vahetal on seda, et seda blondi, kes sulle klikkama hakkab, seda tuleb nagu tükk aega meelitada, et ikka su urlile pihta saab, aga üritame seda uuesti. Üritame siis mitut ekraani näidata, sest siin hakkab igast lahedad asjad sündima. See on ju graafiline, see on liit. Nii, lähme siis uuesti klikkama. 10, blah ja võtame selle muu mudrusit. Juba läks. Paistab, et piisas. Läks sinna blahka taha, aga juba laksas ära. Et tekkis meil MetaBretteri sessioon ja kuna see on graafiline uhke, siis tekib meil ka ikoon, eks ju, näed, see üks IP-ga 10.10.10.66 aadressi pealt keegi klikkas, punane raam tekkis ümber, see masin on sinu kontrolli all nüüd, mis sa tahad, et me teeme, eks ju. No muidugi tahaks igast pulli teha. No lähme kõigepealt vaatame, eks ju, et Explore, teeme screenshoti. Näiteks, no siis näete, et siuke screenshot masinast, no vaatame, mis tal parasjagu lahti oli seal, no porri polnud. Läheme, võtame Explore, võtame Browse Files. Tsahpabah, tulevad, eks ju. No võtame, vaatame näiteks brausimine töötab, kõik on ilus, mugav. Kõik on point and click, ajusid üldse vajasid ei ole, et natuke YouTube imist ja tehtud. Siis log keystrokes, päris äge. Laseme käima. Kui ta nüüd vahepeal IE kinni panem või läheb teisel urli peale, siis... Sorry, ma siin ei näidanud, et kui ma selle käima lasin, siis ta tegelikult tegi siukse asja, et see Armitage by default, ta nüüd exploitib selle IE kaudu ära, aga automaatselt ta siis käivitab spoonib notepadi ja migreerib sinna ja see jääb ekraani taha, et see ei ole nähtav aken. Nii et põhimõtteliselt ma võin ise seal migreerida ka veel teiste protsesside vahel, et seal on kõik sisse ehitatud. Et ta istub notepadis rahulikult, võib nüüd brauseri kinni panna, et tegelikult te nägite, et kliendi poole peal midagi imelikku juhtunud. Et siin lihtsalt, siin veel midagi laeb endiselt. Aga näiteks siis, ma lasin selle keylogeri käima siit, siis võtame siis ette ja laseme näiteks notepadi käima, run, notepad. Nii, notepad on lahti ja trükime minu suured saladused. Enteriga näiteks. No siis te näete, et see töötab delay'ga iga 5 sekundi tagant ta saadab, eks ju, infot, notepadi avasime, minu suured saladused kirjutasime. See on siuke hästi elementaarne keylogger, mis on siia sisse ehitatud, aga ütleme, et need, mis päris pätid kasutavad, need võtavad ka selle urli info, mida sa külastasid, tihti võtavad ka screenshotid, et mis välja sa seda infot sisestasid. Nokivad ilusti parooli ja kasutajatunnuse paarid välja, et selles mõttes siuke tore asi. Noh, mis saab veel teha, eks ju, võtame mõne muu asja. Okei, seda sai räägitud, aga võtaks need... Mis see MetaBretter on? See on nagu... Et seda kõike rääkida, ilmselt peaksite koolitusele tulema, aga MetaBretter on sisuliselt siis Metasploidi enda sisse ehitatud shell, kus on siis kõik käsud sisse ehitatud, et näitame seda MetaBretterit natukene, et sessions miinus i 1 interacting with session 1, siis ma saan panna siia help näiteks ja siis sellega ta ütleb mulle, ta vist kuidagi, teeme siis teistmoodi, võtame siit MetaBretter, interact, MetaBretter shell, nii, help, pagan. See remote helpiks juba abil. No näed, siin ta ütleb, timestamp, sellega me saame faili mudida ja pärast panna need atribuudid tagasi, et kellaaeg ja kõik asjad õiged oleks. See on olemas siuke ilus käsk nagu hashstamp. Ma kahtlustan, et meil hetkel ei ole hashstampi võimalik, me peame natuke privileege eskaleerima, vaid ta teeb seda automaatselt antud juhul. Aga me saame seda kõik graafiliselt teha, ärme teeme käsurida, teeme graafiliselt. Lähme näiteks access, dump hashes, LSS method,
blah, me ilmselt saame tala selle peale või siis töötab, vaatame. Nii, view credentials, näed olemas. Et siin võib kohe John Ripperi ka käima panna, crack passwords, blablabla. Et see on kõik siuke ilus tore. Aga näitame kiiresti ära ka Java exploidi. Et kui võtame kõige väiskama Java, noh, otsime lihtsalt Java, näed, visatakse Java jaamad ette meile, otsime siis, näed, exploit multi, sest see töötab igal platvormil, ka Maci peal, siis browser ja Java Atomic Reference Array on siuke asi, mis töötas Java 6 update 27 või Java 7 update kuni 2 puhul. Absoluutselt iga brauseriga, iga operatsioonisüsteemiga, Mac, Linux, Windows, vahet pole. Aga see oli suht vana Java. Nüüd kõige värskem on see Java GRE, see Java 7 põhimõtteliselt. Ja sellest eelmine oli siis Java Verified Field Access. No võtame selle kõige värskema kõigepealt. Nii, jälle, siuke pull, et siin saad valida seda enda Metabretterit payloadina. Et kogu see Metasploit ja Armitage on siuke modulaarne, et sa saad valida, et, et sellise exploidi, siis valime sellise payloadi, mis kurja me tahame teha, kas me lisame sinna süsteemi kontosid või paneme ta koju helistama. Et antud exploidi juhul siin, see graafiline värk ei ole võib-olla nii paindlik, kui siin käsitsi saab teha, aga saab valida, kas me kasutame Java Metabretterit või Windowsi oma näiteks, või kui me ründame Linuxit, siis Linuxi. See konkreetne auk, sellel ei ole Maci jaoks nagu exploitis ja valmis kirjutatud. Aga Linux, Windows läheb kaubaks. Et näiteks ma käisin koolitamas ühte Soome panka ja seal 12 osalejast 3 oli vana Java. Ja see ütles, et davai, et ma panen backtracki püsti ja klikake. Ja siis oli niimoodi, et kui ma kasutasin Windowsi Metabretterit, sest see on nii tuntud asi juba, et selle puhul näiteks F-Secure'i antiviirus püüdis ta kinni, ütles, et ei meeldi mulle see Metabretter. Aga kui ma võtsin Java payloadi, siis see läks läbi. Nii et täiesti korporatiiv kliendi peal testitud erinevad variandid siin. Et valime Windowsi Metabretteri, see on natuke kangem variant, annab meil rohkem featuure, meile meeldivad featuurid, 10.10.101 on minu localhost, serveri, kus me paneme siis kuulama backdoori, on 10.10.101. Nii, paneme selle asja mõne teise pordi peale elama. Paneme selle seekord 80 peale, on vähe lihtsam ja Uripäevi paneme ka. Nii, saivad kõik õigesti. Security ise trafficu ära või? Selle SSL oli see? Sinna on võimalik SSL-iga valida, jah, et siis sa pead muidugi vaatama, kõige toredam oleks murda kuhugile sertifikaate väljastava asutuse sisse ja siis leida siuke sert või siis teha siuke sert, mis valiidne on, eks ju, aga thumb user alati klikkab, et yes ja lase mind edasi, et mis see vale sert ikka tähendab. Nii, aga siis laseme klikata kellelgi teisel nüüd, vaatame, kus meil siin on. Ja näed, sellel Windows 7 siin on installitud, ei ole väga värske, siin on Java 7 update 4 on siia installitud peale. Et kuni update 6 võib siin peal olla, ikka töötab. 10.10.10, 101. Klikkame, siin midagi juhtub, võtame natuke jalust ära. Klikkasin õige asja pealt ikka. Nii, sending, blah, stage ja kohe tuleb Metabretteri tuli, uus masin tuli, see on 177, eks ju, tsahvabah. Jah, nii need asjad umbes käivad. Ma olen päris kõvasti juba üle läinud, et ma võin siin veel jätkata pool tundi või veel pikemalt, aga võib-olla teie küsimused. Et need on nagu siuksed asjad, et miks ma seda praegu näitasin, et neid samasuguseid ülevõtmise skripte ja exploite tegelikult topitakse nendesse serveritesse, mida teie arendate ja oma arust turvate oma kodeerimisoskustega, aga siis vennad nagu äkivad sisse, näiteks üks hästi popp koht on
failide manipuleerimise ründed, teil on featuur, et saab faili üles laadida, aga noh, oli kiire ja faili laiendi kontrolli te ei teinud. Noh, loomulikult see on hea vektor, kust kaudu PHP shelli üles laadida. Ja sealt siis on sisuliselt on shell masina käest üle ja saab igast pulli teha. Aga näiteks seesama kõige värskem, see Internet Exploreri Zero Day turvaauk avastati sellega, et need vennad, kes uurisid seda Java 7 kõige värskemat, siis kui ta veel Zero Day oli seda turvaauku, vaatas, et samas veebiserveris olid mingid muud kahtlased HTML failid. Ja tuli välja, et need HTML failid tegelikult kasutasid ära Internet Exploreri turvaauku, mida veelest keegi ei teadnud. Et see sama Internet Exploreri turvaauk, mis ma esimesena näitasin, see leiti seetõttu, et pätid samas serveris, kus nad laksasid masinaid selle Java auguga, laksasid ka Internet Exploreri kõige värskema auguga, millest keegi veel ei teadnud. Et jah, et piisab sellest, et see veebirakendus on natukene näkane ja sinna hakatakse ka läga toppima. Et kui otse ei saa teie käest varastada, siis noh, kasutame hüppeplatvormina teiste käest raha võtta või midagi muud. Aga siin oli küsimusi, sorry. Kas te parooli brute-force'i ka teete? Ikka teeme jah, et selles mõttes, et interneeduses kõige tüüpilisemad on hello 123 ja password ja numbrid taha ja sellised asjad. Et tegelikult, mis me oma turvatestis teeme, et me tüüpiliselt teeme brute force katse ja kui konto ei lukustu, siis me soovitame, et okei, et siin saab murda, et see murdmine ise ei ole eesmärk oma, et sellest jääb väga palju logidesse märke ka. Aga siin OWASP 10 oli nagu krüptograafia valesti kasutamine. Tihti oleme näinud, et hoitakse baasis paroole krüpteerituna, aga soola ei kasutata hashides, mis on paha asi ja kasutatakse sellised lapsikuid krüptomeetodeid ja asju. Aga jah, brute force just loomulikult ja koolitusel Jaanus katab ka seda üsna sügavuti, et tänapäevase siis graafikaprotsessoriga on see murdmine nii kiire, eriti kui sa saad selle paroolitambi kätte, et see, et kui te nagu nii-öelda brute force imise peale autentimist kinni ei pane sellele kasutajale, siis keegi mingil hetkel kindlasti murrab sisse, et kas teil on juba välja toodud mingi Eesti parooli dictionary'na? Ei, ausalt öeldes ei ole, aga omal ajal 10 aastat tagasi tegin neid parooli murdmise koolitusi ja see teema on nii surnuks pekstud, et see on natuke igavaks muutunud mulle, aga näiteks üks moodus, te olete kõik arendajad. Kõige lihtsam, kuidas saada suvalises keeles, näiteks suahili keeles, et parooli tahate murda. Siis võtate, nuputate välja, kratsite pead tükk aega, et mis see suahili, see domeeni, see lõpp-plah on. Leiate üles mingid suahili interneti ajalehed näiteks ja kirjutate parseri, mis korjab sealt unikaalsed sõnad välja. Ongi olemas, eks ju. Eesti keele puhul ma näiteks 10 aastat tagasi, praegu vist ka õnnestub, täitsa on olemas, sinna Lovecrack on selline äge asi, et sinna dictionary sisse saada, ma läksin Eesti Keele Instituudi veebilehele ja seal on selline fail nagu lemmat.text. Ja seal on siis kõik need nii-öelda eestikeelsete sõnade, need juurikad ja permutatsioonid ja asjad olemas. Milleks kuhugile mujale minna. Aga ütleme, et mis on efektsem on see, et kui sa tõsiselt tahad paroole murda ja saad kusagilt hashid kätte, siis on mõttekas Rainbow tabeleid kasutada. Et siis põhimõtteliselt need on valmis arvutatud tabelid, kus on indekseeritud siis plaintext parool ja krüpteeritud parool. Ja selle parooli murdmisel tegelikult võtab kõige rohkem aega see, et sa tegelikult parooli murdmiseks pead võtma siis selle lähtesõna, mida sa murda tahad, krüpteerid selle ära ja võrdled neid hash'e, kui sa saad offline seda murdmist teha. Et seda nüüd kiiremaks teha, siis kui sa oled valmis arutanud juba need hash'id, siis sa saad selle Rainbow tabelitega seda võrdlust palju kiiremini teha. Ja neid saab internetisse osta, mõttekas on osta kõva ketaste peal, sest neid on mitu tera. Kas te struktureerite oma leidmised, et ütleme, teil on mingi ruuter, kus saab sisse saada läbi, ma ei tea, mingi biti, mis on seda. Küsimus oli, kas te struktureerite oma teadus leide või? Ma ütlen niimoodi, et meil on omad shitlistid, et on osad arendusfirmad, kes on väga palju Eesti turul teinud ja neil on nagu asju palju rohkem selles teatavas listis.
üks ehe näide on see, et kes mäletab REL 2011, üks minut veel. REL 2011 rahvaloendus, et seal oli siuke ikaldus, et tuli välja, no seal vigased oli mingi 5-6 tükki, mis me Serdile aitasime nagu üle kontrollida, aga üks oli see, et kasutaja läheb ennast loendama arvutist, läheb pangalingi kaudu sisse, vajutab panka sisse, sealt vajutab siis, et ma tahan ennast loendama minna, siuke panga kaudu link. Nii, läheb loendab ennast ära ja tänapäeval ikkagi mitu brauseri akent või mitu tääbi lahti, paneb selle tääbi kõmdi kinni ja kogu muinasjutt. Tuleb sama arvuti taga, et see on siuke stsenaarium, kus väga palju inimesi tegelikult loendasid ennast täpselt sama arvuti taga. Tuleb teine inimene, läheb oma panka, logib sisse, vajutab lingile, et lähen ennast loendama minna ja kõmdi tuleb hoopis eelmise inimese nagu see loendusankeet ette. Lihtsalt arendaja oli natuke laisk, vaatas, et näed, sessioon oli juba püsti, laseme sellega edasi, selle asemel, et sessioon maha tappa ja nagu uus sessioon nagu püsti panna sellele uuele autenditud kasutajale. Ja see on ühe ettevõtte standard bugi copy-paste kood ja meil on vähemalt 2 suurt klienti, kelle iseteenistustes ja poodides ma olen täpselt sama kala leidnud. Aga nüüd aitab, sorry, järgmine kord jälle. Ja ma nüüd igaks ütlen veel, et